tere, olen tagasi omas kodus ja tegelikult mul on nii palju kõnesid tulnud järsku. Ka väljaspool Eestit välismaalased, väliseestlased õigemini helistavad mulle vahel, kui neid mingi teema puudutab ja tihti minu mingi juhuslik video jõuab nendeni väga juhuslikult, eks ju ja kõnetab ja nii edasi ja pikad jutud saab räägitud, põnevad inimesed on minuga ühendust võtma. Mulle meeldivad inimeste lood ja seiklused ja nii edasi, et see on tore ja inspireeriv. Seekord siis ka Sitsiiliast, kuid ma siiski tahaksin ühe oma video jätkuks rääkida, see oli eilne video, eks ju, spirituaalne uudised Eestist, et tahaksin tegelikult, kuigi ma ütlen hoiatavalt ette, et ma teen selle video tegelikult praegu selle infokillu, mis ma praegu jagan. Ma usun, et võib-olla paljudele see on umbes nii, sest see on niivõrd, kuidas öelda, nii aus, eks ju, et kuigi selle eesmärk on luua tasakaal, siis see võib olla trigerdav, see võib tekitada protesti, aga ma lihtsalt toon sulle näite, et selle eesmärk on siiski luua tasakaalu sinu sees ja sinu ümber. Kui see sind trigerdab, seda enam. Nimelt ma rääkisin seal spirituaalsed uudised Eestist, et see veebistik, millest ma seal rääkisin seal videos, on siis üles ehitatud meeste, teiste naiste, konkurentide ja ka kahjuks laste vihkamisele on ju, ja siunamisele ja halvustamisele ja hävitamisele, siis ma tahangi tuua, et ühiskonnas on ka üks selline kollektiivne arvamus. Panen tähele, et ma tahan luua tasakaalu sellega. Ma ei õigusta kellegi halba käitumist, mitte kunagi. Ja sellepärast ma tahangi tuua ka varjatud dünaamikat sellele, sest väga tihti nähakse ainult seda, kuidas endale kasulik on. Võib-olla seda niimoodi nähakse tihti. Aga kasulik on tegelikult see, kui me näeme tervikpilti. Kui me näeme ka natukene analüüsime ka ennast, sest ma ei taha selle videoga öelda, et keegi on süüdi või keegi on ohver, vastupidi. Ma tahan sellega valgustada, et kuidas me oleme mingid automaatsed mustrid läbi generatsioonide võib-olla enda peale võtnud nii, et me isegi aru ei saa. Et hea on neid siis näha ja valgustada ja märgata ja võib-olla saab päästa mingi suhtegi selle kaudu. Mu mõte on see, et väga tihti sellised grupid, nagu ma seal olen kirjeldan, meelest nagu passiiv-agressiivselt meelestatud grupid, tegelikult on see juba agressiivseks muutunud. Passiiv-agressiivne võib muutuda agressiivseks ka muidugi. See salaviha võib hakata üle voolama. Ja siis ta võib minna päris agressiivseks, siis ta hakkabki nagu hävitama juba, sest see on juba nii suureks kasvanud. Kuid mu mõte on see, et kui sinu paari suhtes, see on aktuaalne teema igal aastaajal, eks ju, kui sinu paari suhtes on olnud mingit lähisuhte vägivalda või midagi, siis mu mõte on see, et mündil on alati kaks poolt ja selle asemel, et näiteks hakata avalikult või siis sõbrannadega süüdistama, taga rääkima, kuidas teine pool siis on olnud midagi väga teinud valesti ja nii edasi. Ma ei õigustagi seda tegu, kindlasti ongi see vale, kuid ma alati tunnen huvi, et mis on siis sinu
ma olen väga halb gossip queen või kuskil sõbrannadega tagarääkija. Ma olen 0 points for that. Ma olen nagu ma parem loon oma elu või manifesteerin midagi või paigutan oma energia palju, kuidas öelda, parematesse kohtadesse, eks ju, ja suundadesse. Aga mu mõte on see, et ma tahan alati küsida, vaata sellepärast olengi halb selles mõttes sellises rollis, et ma tahan alati küsida, ja tegelikult mu eesmärk on luua sellega tasakaalu, et aga mis on sinu ausat tasakaalu, mis on sinu osa selles loos tegelikult? Kas sa oled olnud oma kaaslasega ka manipuleeriv, passiiv-agressiivne, ehk siis kas sa mõtled või ütled tema kohta õelalt, kas sa püüad teda alandada, et ennast tõsta mingil moel, kas sa provotseerid teda, kas sa kontrollid liialt, kas sa manipuleerid, kas sa käitud ise ka lapsikult või õelalt mingil moel. Ja ma ei tahagi öelda, et viga on sinus, vaid ma tahan öelda, et sa arvatavasti kopeerid kellegi mustrit lihtsalt automaatselt, ilma et sa isegi aru saad. See on sinu varjukülg. Sa ei näe seda kohta, kuid kui sa sellest aru saad, siis su suhte kvaliteet võib paraneda. Kunagi ei ole nii, et ainult üks paneb rusikaga või teeb lambist ja sina oled ingel või puhas leht. Vot sellist lugu ma väga ei usu. See lugu võib olla teil kas selle elu karma ülesanne või eelmiste elude karma ülesanne, tõepoolest. Mõnikord on ka nii, et suvaline tänaval ei tunnegi ja võib teha midagi sellist. See võib olla ulatuda mingi hingelepingule eelmistes eludes välja. Kuid mu mõte on see, et aga kui te olete pikaajalises suhtes lähisuhtes ja sa ütled, et keegi on korduvalt midagi niimoodi teinud, siis mind väga huvitab, mis on sinu osa kogu selles loos. Ma ei usu, et sa oled lihtsalt ise olnud 0 punktis ja nii ingel ja pole mitte midagi ei mõelnud, öelnud ega ise teinud. Et vaata seda passiiv-agressiivsus, alati kus on agressiivsus, on teine pool passiiv-agressiivne väga tihti. See ongi ohver, süüdistaja, päästja muster. Ja see ongi see, et seesama inimene, näiteks üks ja sama inimene, näiteks ma toon sulle ühe mees on, eks ju, ja ta on läbi elu siis olnud suhtes võib-olla nii ühe naisega kui ka teise naisega ja nad on nagu öö ja päev. Ühega need naised siis ja üks naine võib olla see, kes toob selles mehes kõik triggerid üles ja ta ongi impulsiivne, agressiivne, mida iganes ja seesama mees võib olla täielikult teine mees kellegi teise naisega, kes vastupidi toob temas esile parima. See ongi mu mõte, et alati on sinul kui teisel poolel ka mingi vastutus siin. Miks teine niimoodi käitub teatud mõttes? Ma saan aru, kui on mingi hull on ju lihtsalt, lambist on agressiivne, ma saan aru, siis tõesti lahku sellest, ära isegi kõnele, lihtsalt lahku. Aga kui sa oled lähisuhtes pikaajalises olnud, ta ei reageeri niimoodi. Midagi on siin olnud, kas sa oled mõelnud, öelnud, energeetiliselt midagi teinud. Vaata, see on varjatud kujul. Ja see ongi see grupi mentaliteet, millest ma ennem seal spirituaalsed uudised Eestis räägingi. Et seal on suur pundar, pool Eestit on selliseid naisi seal, kes niimoodi mõtlevad, et nemad on jumala viielised. Ja et kõik mehed on umbes sead või ma ei tea, mida iganes või on halvad ja neile liiga teinud. Aga küsimus ongi see, et mida sina oled, mis on sinu osa selles loos? Mina ei usu sellist juttu, et ainult üks lambist hakkab lihtsalt. Et ma loodan, et sa saad aru mu mõttest, et ma püüan luua siin tasakaalu ja lõhkuda selliseid destruktiivseid mustreid, kes peavad ennast nii tähtsaks ja ei näe oma varju külge. Vaata seda ka ausalt otsa. Passiiv-agressiivne on vaata, et kõige õelam vihavorm üldse ja see on varjatud ja see on peen, manipulatsioon ja see on inetu pärast süüdistada teist, kui sa ise tegelikult oled kõik selle eeltöö
et see saaks nii kaugele mindud tegelikult ise loonud. Väga tihti on see ongi igas mustris nagu automaatika. Ja ma ei ütle, et keegi on halb või õige või vale või mida iganes. Me lihtsalt kordame mustreid nagu need samad kärbsed vastu akent. Kõks. Läheme ühest suhtest teise ja siis on sama asi kordub mingi aeg. Et kui me ise enda seda ei muuda mustrit, passiiv-agressiivsust, näiteks energeetiliselt saab ju kõik alguse. Kui me ise seda mustrit seda ei muuda, miks me suhtes niimoodi püüame teist reageerima panna. Mõni arvab, et kui teine reageerib, siis see ongi armastus. Ja siis ta püüabki manipuleerida, nagu laps püüab saada jonnides tähelepanu ja armastust. See on tegelikult täpselt sama. Aga kui me tahame natukene kvaliteetsemat suhet, mitte natukene, vaid palju rohkem, siis ma tõingi selle teise näiteid. Sama mees võib olla täielikult nagu teine inimene kellegi teise kõrval, sest paari suhe on dünaamika, see on tervik, me mõjutame teineteist. Ja see on nagu oluline teadmine, et kui sa austad, siis see teine on peegeldab mingi aeg, isegi kui ta ei ole harjunud sellega varem oma eelmistes suhetes või lapsepõlves niimoodi nagu austav ja usaldav ja tõesti armastusküllane suhe, kui ta ei ole sellega varem harjunud, see on talle täiesti utoopia, siis kui see partner jääb ikkagi, võib-olla tal on teine kogemus ja tema jääb ikkagi sellele oma kogemusele kindlaks, siis energeetiliselt see hakkab tasakaalustuma ja seal hakkab nagu loomulikult see armastuse vorm olema, mitte draama vorm. Ma tõin sulle näite lihtsalt 2 erinevast variandist, kuidas me ise mõjutame teineteist lähisuhtes. Et kui sa oled terav ja õel ja manipuleeriv salaja niimoodi energeetiliselt on see siiski tuntav. Ja teine, isegi kui sa midagi ei ütle ega tee energeetiliselt, kui sa mõtled juba see, kui sa alandad näiteks pilgugagi, ja sa korduvalt teed seda, siis tegelikult siis hakkabki teine reageerima, sest võib-olla temal keegi minevikust nii tegi ja siis ta võib reageerida ka sellistele asjadele. Mu mõte on see, et alati vaata ka enda varju külge, mis on sinu osa sellest, et keegi niimoodi on teinud. Võta ise ka vastutus. Ära ainult süüdista teisi, sest niimoodi sa kaugele elus ei jõua. Vaata, seda juba natuke kuritarvitatakse seda ütlust, aga mees oli vägivaldne või mida iganes. Tegelikult naised võivad olla väga õelad ussid samamoodi. Ja nad võiksid ka vaadata. Mina ei austa sellist inimest, kes tuleb paari suhtest ja ütleb, et ainult tema näiteks kaaslane midagi tegi, kui ta ise näiteks oli väga provotseeris. Ma ei austa sellist valelikkust, sellist autentsust, sa pead ka enda eest, see on ka enda austus ja enda vastu aus olemine on enda vastu austus ka. Sest sa muidu viid need samad mustrid uutesse suhetesse ja siis on selline nagu nõiaring ja siis sa toidad ennast sellistes gruppides, kus on sellised teised meeste vihkajad, ütled, jaa, mehed ongi sellised ja meie oleme üldse lillelised. No ei, vaata ikka endasse ka, sa oled täiskasvanud küps naine nagu, et sa võiksid ka ennast natuke vahel analüüsida selle asemel, et teiste elusid elada. Olgu, nüüd ma panin natukene paika, aga selle eesmärk on luua tasakaalu ja seda, et me ühiskonnas ei läheks, et me ei räägiks lihtsalt nii ühepoolselt. See on nii, ma juba näen läbi sellised mustrid, kui keegi hakkab seal ühte inimest nagu süüdisema, aga mis on sinu vastutus kogu asja juures? Kuidas sina oled ise energeetiliselt selle ka loonud? Et mis on sinu osa? Tegelikult on see 50-50 olnud. Ja mu mõte on see, et natukene tasakaalustada seda nii, et kui igaüks võtab oma osa eest vastutuse, siis ongi kuidagi see suhteliit on palju teadlikum, toredam on seal koos olla ja
ja ma ütlengi, et üks inimene võib erinevates suhetes olla täiesti, nagu tõesti ongi autentselt erinev. Kui ta muidugi on enda sees mingid omad õppetunnid, integratsioonid, vahe seal vahel ära teinud ka, see ei olene ainult teisest inimesest, et teine inimene mõjutab. Ikka ise peab ka nagu enda sees mingit inventuuri tegema ja need asjad. Et naised võiksid ka, ja see passiiv-agressiivsus on selline salaviha, varjatud viha on kõige õelam vorm ja see on nagu väga silmakirjalik öelda, süüdistada teist, kui sa nagu ise teed niimoodi, kasutad sellist vihavormi, mis on kõige õelam üldse, kõige mürgisem nii talle endale kui ka kogu liidule, on ju. Ja tundub, et ka ühiskonnale, sest selline grupp tundub, et on väga populaarne niimoodi süüdistada. See grupp on üpriski suur ja teeb üle Eesti päris suurt hävitustööd, nii et jah, võib-olla on aeg nagu endasse ka natuke vaadata, et piisavalt suured inimesed juba, aga noh, olgu siis, tšau, paka.